Ma usun, et meie kõigi eludes, Marilile elus kindlasti, minu elus kindlasti, ma usun, et ka sinu elus, kallis vaataja, kuulaja, on kõiki neid hääli, kes üritavad öelda, et kes sa oled, milline sa peaksid olema, mida sa väärt oled. Ja meil on tegelikult igahel valik, et kas me ehitame enda elu selle peale, mida teised meist arvavad või mida me iseendast arvame või selle peale, mida Jumal meist arvab. Please, loe piiblit. Piibli lugemise podcast. Tere sulle, kallis kuulaja. Meil on nii hea meel, et sa oled täna asunud kuulama seda podcasti. Mina olen Moona ja ma olen siin koos Mari-Lillega. Ja see podcast on Please, loe piiblit. Kas sa lugesid täna piiblit? Ei tea. Maril, kas sina lugesid täna piiblit? Ma lugesin. Mis sa lugesid täna? Ma lugesin 2. Korintuse 6. peatükki, kui ma õigesti mäletan. Nice. Ja. Väga lahe. Mina just lugesin õpetussõnu. Väga lahe oli. Okei, aga meie tänane teema on, mida Jumal minust arvab. Minu arust üks täiesti fenomenaalne, üliäge, ülioluline teema. Et Marilil, miks see teema üldse oluline? Miks ma peaksin teadma, mida Jumal minust arvab? No Jumal on sellest oma sõnas natukene juba rääkinud, näiteks Psalm 139, 13. Ta ütleb näiteks, et sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Aga mis see siis, mis see tähendab? Just, nagu mis mulle kogu selle Psalm 139 versus väga meeldib, on, et see räägib sellest, kuidas Jumal on meid loonud. Ja kuna Jumal on see, kes meid on loonud, siis Jumal on ka see, kes meid tunneb kõige paremini. Ja kui me näiteks mõtleme mõne kunstiteose peale, siis kes tunneb kõige paremini seda kunstiteost? Ikka selle autor, eks ju? Ja samamoodi, kuna Jumal on meid loonud, siis Jumal on see, kes tunneb meid kõige paremini. Sul vist oli mingisugune äge näide ka mingisuguse maaliga? Jaa, näiteks minu arust üks tõesti väga-väga ilus maal on Van Gogh Tähis taevas. Võite pärast seda Google'ist üles otsida, on ülimalt ilus ja tõesti vapustav maal. Just, ja samamoodi nagu need artistid, kui nad tegid enda maale, nad panid nii palju hoolt sinna sisse, nad panid nii palju kindlasti armastust sinna ja nad tunnevad nagu igast pintslitammet, mis nad tegid. Samamoodi Jumal pani meisse tohutult palju energiat, kui ta meid lõi. Ta teab iga meie juuksekarve ja kuna tema meid tegi, kuna tema meid kõige paremini tunneb, siis ma ütleks isegi, et Jumala arvamus on tegelikult ainus, mis üldse loeb. Kuna tema tunneb meid kõige paremini, et see on ainus, mida me üldse peaksime kuulama. Aga mis kasu sellest siis on, kui ma tean, mida Jumal minust arvab? Sa tahaksid lugeda Psalmist 139 järgmise salmi, ehk siis salmi 14. Jaa, see räägib nõnda, et ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod. Seda tunneb mu ju hing hästi. Amen. Ja selle psalmi kirjutas kuningas Taavet ja Taavet teadis, mida Jumal temast arvab. Ja Taavet teadis, kes tema Jumal on. Ja nagu Taavet siin kirjutas, et ma tänan Jumalat, et ma olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Ehk siis üks asi, mis me saame siit kindlaks teha, on see, et Taavetil ei olnud probleeme enesehinnanguga. Ja kus see lähtus oligi see, et ta teadis, kes ta on Jumalas. Ja nii palju, kui võib-olla teate natuke Taaveti lugu, et ta oli tegelikult üpris päris võidukas oma elus, nagu enamus ajast. Ja ma tõesti siiralt usun, et see tuli sellest, et ta teadis, kes on tema Jumal ja sellest, et ta teadis, kes tema on. Ja teda ei kõigutanud see, mida inimesed temast arvasid. Eks just oli mingi periood, kus Saul tahtis teda ära tappa, eks ju? Aga Taavet leidis endal hoolitsenud kindluse Jumalast ja ta ei andnud alla. Ja kus see tuli, kus see tema sisemekindlus tuli, oli sest, et teadis Jumalat ja teadis, kes tema on Jumalas. Ja ma usun, et meie kõigi eludes, Marilile elus kindlasti, minu elus kindlasti, ma usun, et ka sinu elus, kallis vaataja, kuulaja, on kõiki neid hääli, kes üritavad öelda, et kes sa oled, milline sa peaksid olema, mida sa väärt oled. Ja meil on tegelikult igahel valik, et kas me ehitame enda elu selle peale, mida teised meist arvavad või mida me iseendast arvame või selle peale, mida Jumal meist arvab. Ja mulle meeldib, Jeesus rääkis 2 mehest, Matteuse 7. peatükis, kas sa tahad sinna keerata? Ja Marilin loeb selle ette ja siis ma natuke pärast selgitan, mis me selle looga mõtleme. Aga see on siis Matteuse 7, 24 kuni 27, kus Jeesus räägib 2 mehest ja sellest, mille peale me enda elu ehitada võime.
Matteuse, mis see oligi? Matteuse 7, 24-27. Just jah. Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning söössid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Aga igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning söössid vastu seda maja ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli ränk. Amen. Minu arust see on nii hea võrdpilt sellest, et kui me ehitame enda elu või kuidagi nagu, kui me paneme enda kindluse sellesse, mida teised meist arvavad ja sellesse, et noh, kui keegi mulle ütles, et ma täna olen ilus välja ja ma tunnen selle võrra hästi, siis see on tegelikult nagu me ehitaks enda maja liivale, nagu me ehitaks enda elu liivale, sest see inimeste arvamus kõigub päevast päeva kogu aeg, eks ju. Ma usun, et sul on ka kindlasti olnud neid päevi, kus no sa ise kindlasti tunned need väga hästi ja see on siuke, et noh, täna ma tunnen need päris kenasti, aga siis järgmine päev on täpselt siuke, et ma tunnen need nii halvasti. Ehk siis nagu, kui ma ehitaksin enda elu selle peale, mida mina endast arvan või mida teised minust arvavad, see on nagu, see kõigub iga päev. See on täpselt nagu liiv. Ja inimeste arvamus meist tihti ka sõltub sellest, mida me saavutame, eks ju, et kas me oleme tublid ja seega on täiega kõikuv, eks ju. Ehk siis see, kui me ehitame enda elu teiste arvamusele või enda arvamusele lahus piiblist, siis see lihtsalt ei püsi. Meie elu on täis ebakindlust, meie elu on täis pidevat rahutust. Aga see teine mees, kes ehitas oma maja kaljule, see on siis täpselt nagu see inimene, kes ehitab ennast Jumala sõnale. Eks ju, kas sul on mingeid stoorisid enda elust või lugust enda elust, kuidas sa oled näinud, et see, et sa ehitad ennast Jumala sõnale, see aitab su elu püsida? Jaa, kindlasti korduvalt, kus mul on mõni kirjakoht meelde jäänud või ma olen selle pähe just õppinud ja näiteks ma avastan selle ja kuidagi Jumal kõnetab tolles väga konkreetses olukorras, situatsioonis. Ja ma lihtsalt nii-öelda nagu seisan selle peal või kuidagi võtan selle endale aluseks, et ma tuletan seda enda meelde ja panen oma usu, oma lootuse selle peale ning võtan nagu selle tõe vastu, mis sealt vastu kostab. Hoolimata sellest, mis vähemalt püüdes, hoolimata kõigest sellest, mis mul endal peas toimub, mõtetes või minu ümber. Et ja see on ja see sõna on kandnud. Ja see annab ju täiega rahu ka. Just, et nagu sa oled endas kogenud, nagu ma olen endas kogenud hästi palju ongi see, et kui me seisame Jumala sõna peal, siis tegelikult annab nii palju rahu. Ja mis annab rahu ongi see teadmine, et Jumala armastus minust ei muutu. Ükskõik, kas on siis see päev, kus ma tunnen end väga hästi või on see päev, kus ma tunnen end väga halvasti. Jumal näeb mind täpselt samamoodi, mõlemal päeval ja tema arvamus minust ei muutu. Aga nüüd me oleme väikse sissejuhatuse ära teinud ja siis küsime siis selle põhiküsimuse ka ära. Mida Jumal siis minust arvab? Ja mul on kaasas siuke väike A5. Näitan seda korra kaamerasse, te ei peagi seda täpselt nägema, aga mis siin on kirjas, on siis see, mida Jumal meist arvab, mida Jumal arvab enda lastest. Ja ma loen need teile ette eesti keeles ja siis siia juurde ka need kirjakohad piiblist, kust see pärit on. Ja siis mõned kirjakohad me loeme ka pikalt ette. Sa võid tegelikult juba lahti võtta Jesaja 43:4, et siis kui me sinna saame lugeda. Aga ühesõnaga, mida siis Jumal sinust arvab? Mida Jumal ütleb, kes sa oled Kristuses? Jumal ütleb, et sa oled armastatud, Kolossa 3:12. Jumal ütleb, et sa oled valitud, Efesastele 1:4. Jumal ütleb, et sa oled hinnaline või väärtuslik ja Marilil loeb meil ette Jesaja 43:4. Et sa mu silmis oled kallis ja auline, et ma sind armastan, siis annan ma sinu asemel inimesi ja su hinge eest rahvaid. Kuna mainin, et Jumal ütleb seda väga kõige konkreetsemalt siin kontekstis küll Iisraeli rahva kohta, aga nüüd Kristuse läbi, et need tõotused, need, mida ta ütleb oma rahva kohta, et noh, me oleme ka nüüd tema rahvas, et need kehtivad meile ka. Just, ehk siis, et Jumal ütleb, et sa oled kallis ja auline. Jumal ütleb, et sa oled armastatud veel teist korda, 1. Johannese 4:10. Ta ütleb, et sa oled puhas, Johannese 15:3. Ta ütleb, et sa oled kaitstud, Psalm 91:14. Sa oled teretulnud, vastu võetud, jälle Efeslaste 3:12. Pärija, ehk siis kõik see, mis Jeesus ostis meile, kuulub meile. Meile kuulub rahu, meile kuulub rõõm, mis meile veel kuulub Jeesuses. Andeks andmine. Ja. Tervis. Ja,
ehk siis kõik need asjad kuuluvad meile, sest me oleme Kristuses. Me oleme täielikud, me oleme täiuslikud. Kolosse 2:10, me oleme pühad, Hebra 10:10, meil on andeks antud, Psalm 103:3, me oleme lapsendatud Jumala perekonda, Efesuse 1:5, see võid võtta lahti Psalm 147:11 ja järgmine, mille me loeme ette ka, on see, et Jumalal on meist hea meel ja mitte sellepärast, mida me saame tema jaoks teha või sellest, kui tublid me oleme, vaid lihtsalt sellest, et me oleme tema lapsed, on Jumalal hea meel ja Marilyn loeb meile ette Psalm 147:11. Issandal on hea meel neist, kes teda kardavad, kes loodavad tema helduse peale. Amen, ehk siis Jumalal on sinust hea meel. Et isegi kui sa keerad käki kokku, Jumalal on sinust ikkagi hea meel, sellepärast et Jumal ei vaata su tegude peale. Jumal ei vaata selle peale, kas sa olid täna tubli laps, kas sa olid täna tubli kristlane, kas sa lugesid täna enda piiblit, vaid Jumal vaatab Jeesuse peale, kui ta vaatab sinu peale. Mida veel ütleb Jumal meie kohta, et me oleme vabad igasugusest häbist, Rooma 10:11, et me oleme tuntud, Jumal teab meist kõike ja ta ikkagi armastab meid, Psalm 139:1. Me oleme planeeritud, ehk siis Jumal tundis meid juba enne seda, kui me üldse sündisimegi, Efesos 1:11. Meil on antud igasugused annid, nagu 1. Korintuse 12 räägib. Jumal on meid varustanud kõigega, mida me vajame. Me oleme väga hinnalised talle. Me oleme puhtad, 1. Korintuse 6:11. Ja kuni Marilist otsib, siis selle varustatud juurde käis 1. Timotsi 6:17, mille üks kirjakoht vahel, aga nii. Igatahes me oleme puhtaks pestud, 1. Korintuse 6:11. Kui te olete puhtaks pestud, te olete pühitsetud, te olete õigeks tehtud Issandas Jeesuses Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus. Mulle nii meeldib see kirjakoht reaalselt, see on nii hea, et me oleme puhtaks pestud ja jällegi, et see ei sõltu sellest, kuidas ma ennast tunnen, vaid see on lihtsalt fakt, et ma olen puhtaks pestud Jeesuse verega. Mis siin veel, et me oleme Jumala meistriteos, Efesose 2:10, eks seda, et sellega korrata lugeda. Nagu me enne rääkisime kunstnikest ja kunstiteostest siis. Jaa, sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Amen. Ja paar tükki veel mul endale, et see on hästi pikk nimekiri, aga see on pikk sellepärast, et terve see raamat on täis seda, mida Jumal sinust arvab. Ja siin on veel palju rohkem neid asju, mida Jumal sinust arvab, aga ma loen nüüd viimast veel ette. Me oleme aidatud või abistatud, Hebra 13:5, me oleme vabad hukkamõistust, Rooma 8:1, me oleme Jumala lapsed, Rooma 8:15, Kristuse sõbrad, Johannese 15:15 ja Kristuse hinnaline pruut, see siis käib koguduse kohta rohkem. Ka Jesaja 54:5 räägib sellest. Kas sulle tuleb veel meelde mingi asi, mida Jumal meie kohta ütleb? Et me oleme armu saanud. Jaa, väga hea. Kristuses. Just. Ja juba siis, kui me olime patused, siis Jumala armastus sai nähtavaks meie vastu. Just. Kristuses. Ja mulle ka väga meeldib jällegi Psalmis 139, kuidas seal on kirjas, et ent kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal. Ehk siis, et Jumal arvab meist nii palju, et ta mõtleb kogu aeg meie peale nagu pidevalt ja kõik mõtted, mis ta mõtleb, on rahumõtted ja head mõtted ja tulevikumõtted ja lootuse mõtted. Ehk siis Jumal arvab sinust väga-väga hästi. Ja mis veel räägib sellest, mida Jumal sinust arvab, on see, et ta andis oma poja sinu eest. Eks ju, nagu ta peab iga inimhinge nii väärtuslikuks, et mulle väga meeldib see ütlus, et isegi kui sa oleks olnud ainuke inimene maa peal, siis Jeesus oleks ikkagi tulnud sinu eest siia ja surnud. Ehk siis Jumal peab sind väga-väga hinnaliseks. Kas sul on mingeid stoorisid enda elust veel, kus sa oled kuidagi kogenud ka nagu, kus sa oled näinud ennast Jumala silmade läbi ja see on nagu andnud sulle rahu või julgust või see lillelugu? Ja, räägi see lillelugu. Jaa. See oli mõni suvi tagasi, olin ühes laagris, vaikselt aega võtmas, nagu piiblit lugemas. Ja ma olin lihtsalt tol hetkel väsinud või kuidagi kahtlesin oma väärtuses, kuidagi ka selles vist, et ma olen ilus või miskit ja siis ja Jumal kõnetas mind selliselt ehk siis läbi lille pildi, et
no ta põhimõtteliselt ütles jah, et kui sa vaatad lille, et siis sa ei ütle ju, et see on inetu, vaid et see on ilus. Ja et nõnda ma näen ka sind, et kui me vaatame enda ümber lilli, siis pea kõik neist on väga ilusad. Jah, maailmas leidub ka lilli, mis võib-olla ei ole nii kenad ja mis on natuke veidrad, aga sellegipoolest lilled on ilusad ning meie oleme kui need õied Jumala aias ja tal on igaühest väga-väga hea meel ja ta näeb neid kaunite ja hinnaliste ja ainulaadsetena. Just, ja nagu me enne ka lugesime psalmist 9:14, et ma olen loodud nii kardetavaks imeks. Ja see kehtib absoluutselt iga inimese kohta, sest iga inimene on Jumala meistriteos. Aga mis siis, kui me keerame käki kokku? Mis siis, kui ma arvan, et paljud meie kuulajad ka ilmselt on kirikus üles kasvanud, kõik siuke, Jumala värk on siuke, päris siuke, ma nagu tean seda. Aga mingil hetkel elust, ma ei tea, maailm tuleb, halvad sõbrad tulevad ja kuidagi nagu Jumal jääb nagu selja taha või me ise keerame Jumalale selja. Ehk siis, mis siis saab, kui me keerame käki kokku? Kas Jumal ikkagi nagu arvab meist hästi? Ja üks ülihea lugu ja väga ilus lugu, see võib Luuka 15 lahti võtta, on ühest pojast piiblis, kes ütles oma isale, et kuule, ma tahan enda varandust praegu. Eks ta põhimõtteliselt ütles enda isale, et ma tahaksin, et sa oleksid surnud, et ma saaks enda varandus juba kätte. Ja siis see poeg läks kogu selle rahaga ja ta raiskas selle ära täiesti nagu metsiku elu peale. Ja kui ta oli kogu selle raha ära raisanud, siis ta lõpuks läks sigasid toitma. Oli nii, eks ju? Ja siis ta mõtles seal ühel päeval, et tead, et ma lähen tagasi enda isa juurde, et isegi mu isa teenritel on parem elu kui mul on, kuigi ta oli seal isa poeg, eks ju. Ja ta mõtles välja igasuguse kõne, et isa, ma olen pattu teinud, ma olen teiega metsa pannud, ma ütlesin sulle, et ma tahaksin, et sa oleksid surnud põhimõtteliselt, et nagu ma ei ole enam väärt olema su poeg, et pea mind kui ühtema teenritest. Ja siis ta hakkas koju lonkima, eks ju, aga ja nüüd Mari loeb meile Luuka 15:20, mida isa tegi. 24. 20-24. Jah. Ja ta tõusis ja asus teele oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. Aga poeg ütles isale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et sa mind su pojaks hüütaks. Ent isa ütles oma sulastele, tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle selga ja andke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga ja tooge nuumpasikas. Täpke see ja söögem ning olgem rõõmsad, sest see mu poeg oli surnud ja on jälle elavaks saanud. Ta oli kadunud ja on leitud ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. Amen. Ehk siis, mis siin toimus siis? Kui isa teda nägi juba kaugelt seda enda räbalates poega, siis ta jooksis talle vastu ja ta nagu langes talle kaela. Ja see isa põhimõtteliselt isegi ei kuulanud seda poja juttu, vaid tal oli lihtsalt nii hea meel, et see poeg on tagasi kodus ja ta andis talle kõige kallima kuue. Eks mida ta tegi, oli see, et ta nagu taastas ta väärikuse. See poeg oli nagu omadega täiesti maatasa, et ma ei ole keegi, ma olen sulle teenriks, kas ma ei ole enam väärt olema su poeg. Aga isa kogu aeg nägi teda kui enda poega ja seda isa isegi ei huvitanud, mis ta oli teinud, eks ju. Isa mitte kordagi ei maininud seda varandust, mis ta kõik ära kulutas, vaid isa alati nägi teda kui poega. Nii et võib-olla sinaga, kui sa praegu kuulad või vaatad ja sa tunned ära ennast, et pekki. Ma olen Jumalale selja keeranud, ma olen nagu, ma ei tea, Jumalat salanud või midagi, teen mingeid metsikuid asju, mida ma väga kahetsen. Sest tead, et Jumal ei ole sulle selga keeranud. Jumal mitte kunagi keera sulle sellega. Ta näeb sind kui enda poegu, kui enda tütart. Ja sellel hetkel, kui sa pöördud ta poole ja ütled, et isa anna andeks, ta võtab sind avatud kätega vastu. Ja kõik see, mis ma enne lugesin, kõik see, et sa oled puhas, sa oled armastatud, sa oled andeks saanud, see kehtib sinu kohta. Ja nii, et lihtsalt tea, et kui sa tunned, et sa oled selja keeranud, siis sa võid lihtsalt pöörata tagasi isa juurde ja ta tuleb avatud kätega sulle vastu. Ja siin ei ole mitte midagi keerulist. Lihtsalt isa, anna andeks. Ja ta tuleb. Ja samamoodi ka siis, kui sa ei ole mitte kunagi mitte kuhugi läinud, kui sa ei ole mitte kunagi Jumala selga pööranud, Jumal ikkagi arvab sinust täpselt seda sama, mida ma siin ette lugesin. Sest Jumal ei tee vahet inimeste vahel. Kui me oleme tema lapsed, siis kõik see kehtib meie kohta, ehk siis sina ka sa oled hinnaline, sa oled valitud ja sa oled armastatud.
aga me oleme hästi pikalt rääkinud sellest, et mida Jumal meist arvab kõik ja me ei taha, et see oleks niisugune nagu, et sa nüüd kuulad, ühest kõrvast läheb sisse, aga siis homseks on teisest kõrvast välja läinud. Et me tahaks seda teha ka natuke praktiliseks, ehk siis selleks, et kõik see imeline, mis me oleme praegu rääkinud, selleks, et see päriselt hakkaks meie elusid muutma, selleks, et see jõuaks peast südamesse ka, siis selleks meil on vaja Jumala sõna enda südamesse istutada. Kuidas seda teha, Marilil? Kuidas istutatakse Jumala sõna enda südamesse? No osalt juba selle kaudu, mida varem mainisin, et me seisame selle peal, aga kas või lihtsalt sõna ehk siis piibli lugemine ja selle nagu tundma õppimine, et sa nagu mõtiskled selle üle, mida sa lugesid, mõtiskled selle üle, et oota, milline Jumal siin praegu oli, mida ta ütleb inimese kohta, mida ta ütleb minu kohta. Selles mõttes on ka karme asju, mida Jumal ütleb inimese kohta, aga selles on ka arm. Näiteks ja ning tegelikult lugedes, käies koos Jumalaga ja kui meis elab püha vaim, siis püha vaim on see, kes meid muudab, kes ka saab meie mõttemustreid muuta. Just. Ja ma lisan ka su sellele mõttele, et kui me loeme piiblit, siis üks väga hea küsimus, mida küsida ongi see, et mida see kirjakoht minu kohta räägib. Ja näiteks psalm 139:14 jälle, nagu meie lemmikkirja kohta põhimõtteliselt, et Taavet sul ütleb, et ma tänan sind, et ma olen loodud nii kardetavaks imeks, ehk siis mida see kirjakoht räägib minu kohta, ma olen loodud nii kardetavaks imeks. Et see on üks siis, kuidas Jumala sõna enda südamesse istutada, et sa loed ja et sa küsid neid küsimusi, et sa isiklikult uurid piiblit. Ja, aga samas ei tasu siis ära unustada, et kui Jumal räägib seda sinu kohta, siis ta räägib seda ka teiste inimeste kohta, mitte ka nende kohta, kes võib-olla ole meeldivad, kes on haiget teinud, kes teevad kurja, halbu asju, aga nad on Jumala loodud. Täiega hea. Nad ei pruugi Jumalat järgida, et selles mõttes nad ei pruugi olla Jumala lapsed, aga ikkagi nad on Jumala loodu. Täiega hea. Ja ta armastab neid ka. Just, täiega hea. Ja üks viis veel, kuidas siis Jumala sõna südamesse istutada, on ka seda nagu valju häälega välja rääkida, ehk siis deklareerida. Ehk siis näiteks, kui te tahate, võite guugeldada pärast, et my identity in Christ või minu identiteet Kristuses. Ja kui siis ma kontrollisin ära, ma guugeldasin seda ja sealt tuli väga palju selliseid väga häid deklaratsioone. Ehk siis, et ongi, et kes ma olen Kristuses, võid sa näiteks seda välja printida, kuskile seina peale panna ja siis lihtsalt iga päev lugeda seda, et ma olen Jumala laps, ma olen Kristuse sõber, ma olen andeks saanud ja miks on oluline just öelda seda valju häälega välja, on sellepärast, et see on nagu kuulutus ka vaimumaailmale. Sina kuuled seda, Jumal kuuleb seda, aga ka saatan kuuleb seda. Ja siis sa nagu paned saatana niisuguse mõnusa vasakhaagi, et hei, ma tean, kes ma olen. Et sa ei saa mind rünnata, sest ma tean, kes ma olen Kristuses. Et niisugune sõna deklareerimine ka. Ja ma väga julgustan, et kui sa tahad seda teha, siis teha seda pikemalt kui 2 päeva järjest. Et ma käisin ühel kursusel ja siis seal lõpetati, et selleks, et meie mõttemustrid muutuksid, tegelikult läheb aega. Ja seal soovitati 40 päeva järjest tegelikult deklareerida Jumala sõna. See on ka see, millest piibel räägib, meelte uuendamine. Ehk siis kuidas me uuendame enda meeli, kuidas me istutame Jumala sõna enda südamesse, me räägime seda valju häälega välja. Ja siis meil on, kusjuures ma olen üks story ka enda elust just sellega seoses, et ma olen teinud seda deklareerimist nüüd nagu suht pikalt ja ma reaalselt kogen seda, kuidas ma elu on nii palju vabam. Mu mõttemustrid on täiesti uued. Ehk siis ma tean nii palju paremini, kui väärtuslik ma olen ja mitte nagu isekas mõttes, et nagu puffed up, vaid nagu see ei ole isekus, kui sa tead, mida Jumal sinu kohta ütleb. Vaid see on nagu kõige tervislikum asi üldse. Ehk siis päriselt toimib. Nii paljud inimesed on seda proovinud ja nad on näinud, et see päriselt toimib. Nii et julgustame teid deklareerima neid asju. Ja siis meil on tegelikult järgmise podcasti teema. Ka üks viis, kuidas Jumala sõna siis enda südamesse istutada. Võib-olla järjekorras mitte järgmine podcast, aga järgmine podcast, mis me Marilisega teeme, on see, et selleks Jumala sõna südamesse istutada, saad sõna pähe õppida. Just. Kas me teeme lõpupalve? Teeme lõpupalve, jaa. Just, et kui me tänast ette valmistasime, mis meil oli ka südames, et me tahaksime palvetada sinu eest, kui sa võib-olla koged just, et see on mingi teema, millega sina väga maadled. Et just see enesehinnang, võib-olla, et sa oledki enda elu ehitanud teiste arvamuste peale ja sellepärast väga haiget saanud või et sul on kuidagi enda kohta väga negatiivsed mõtted või sul on
kas või raske lugeda piiblit ja näha, et mida Jumal sinu kohta räägib. Et me lihtsalt tahame palvetada su eest, et Jumal võiks sulle näidata, kui väga ta sind armastab. Et Mari, kas sa tahad meid juhatada selles palves? Ja Jumal, me täname sind tõesti kõige selle eest, mida sa ilmutad oma sõnas ja kuidas sa oled meid loonud. Me täname, et sina oled meid kauniks loonud, sa oled meid väärtuslikuks loonud ja et Kristuses me oleme andeks saanud, me oleme pühitsetud, me oleme puhtad ja et me tõesti, me oleme uus loodu sinus. Ja sa me palume iga inimese eest, kes on kuulamas ja kes on selle teemaga maadlemas, võib-olla juba aastaid, võib-olla alles hiljuti, aga Jumal, me palume tõesti, et sina võiksid oma püha vaimu läbi lihtsalt nende elus täiega tegutseda ning muuta neid mõttemustreid ning ilmutada neile, kuidas sina neid näed. Kui suur ja kui sügav ja lai ja kõrge on sinu armastus nende vastu. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Ja isa, ma ka palun tõesti, et sa annaksid meile nälja sinu sõna järele. Sa annaksid igale kuulajale, igale vaatajale nälja sinu sõna järgi, et tõesti isiklikult sukelduda sinu sõnasse ja leida neid pärleid, leida neid kirjakohti, kus Jumal sina räägid, mida sa arvad meist. Me palume tõesti, et see saaks väga isiklikuks. Kui me teeme piibli lahti, siis me näeme, et vau Jumal, et sa ütled, et mina olen armastatud, et mina olen sinu oma, et mina olen andeks saanud. Ja sa aitäh, et sa aitad meil näha ka teisi nende samade kirjakohtade kaudu, et vau, et ka inimesed mu ümber on nii kardetavalt imelikult loodud, ka inimesed mu ümber on armastust väärt ja nad on armastatud. Ja sa me täname sind, et mida kindlamalt me saame tõesti rajatud sinu sõnale, seda rohkem me teame, kui väga sa meid armastad ja seda kergem on meie elu selles mõttes, et seal on nii palju rohkem rahu. Et seal on neid ebakindluseid, seal ei ole kuidagi maadlemist oma enesehinnanguga või oma identiteediga, vaid see on kindlalt sinu armastuses. Ja see me õnnistame iga kuulajat ja palume, et sa jätkaksid oma head tööd nende südametes. Tänu sulle, Jeesus, et sina ise juhatad neid, et sinu püha vaim toob õiged inimesed, õiged podcastid, õiged kirjakohad õigel ajal. Aitäh, et sa oled alustanud oma hea töö igaühes ja sa viid selle lõpule. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. 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 Just, ja üks asi, mis enne ei mainimata ka, aga veel üks hea viis, kuidas sõna enda südames istutada, on uurida selle sama teema kohta edasi. Ehk siis sa võid kuulata teisi podcast'e sellel teemal, et identiteet Kristuses. Jutluseid sellel teemal. Just, et usk tuleb kuuldust, kuulda Jumala sõnast. Nii et kindlasti julgustame sind väga seda teemat veel edasi uurima ka. Jaa. Okay. Et me täname, et kuulasite Please loe piiblit podcasti ja olge väga õnnistatud ja näeme teiega juba varsti järgmises podcastis. Tšau!